Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, meil on käes 17. detsember ja tehnoloogia uudistest räägime Digitunni saates. Mina olen Hans Lõugas, kaassaatejuht Henrik Roonemaa ja meil on täna ka saates üks külaline, kelleks on siis Mailis Plooman Elisast. Ja mis meil tänased teemad on, me räägime sellest, kuidas äsja lõppes tehnoloogiafirma Cleveroni robotlumesaha konkurss. Ja kas tuli ka võitja välja või? Tuli ikka. Saame rääkida võitja. Väga õige aeg, sellepärast et lumi on väljas. Vaatame korra üle, mis toimub Huawei'ga ja mitte ainult Huawei'ga, vaid tuletame meelde ka ühe natukene sarnase sügisese juhtumi. Kui palju Eesti IT-inimesed palka saavad era- ja avalikus sektoris, käime korraks üle. Ja kuna Google on välja käinud ka selle, mida eestlased internetist otsisid 2018, siis hakkab kergelt sellist aastalõpu vaibi hakkab juba sisse viskama meie saatesse. Aga mis uuel aastal suuri pauke võib luuavarrest tulla, võib-olla seda kuuleme siis, kui räägime ajujahi praegusest seisust ja mis ideed kuhu on jõudnud. Digitund. No nii, Cleveron Challenge oli sellise toreda nimega võistlus, mis nüüd eelmisel nädalavahetusel läbi sai. Kas te olete nagu tähele pannud, et te peate mõnikord lund koristama tee pealt ja te ei viitsi seda teha? No kas tee pealt? Hoovist? Noh jah, hoovist. Sileda maa pealt. On ette tulnud? Tuleb tunnistada. Ma kujutan ette, et see on probleem rohkem sellistele inimestele, kellel on oma hoov, oma maja või mingisugune krunt, ütleme, kui sa oled kortermajas, siis kojamees teeb seda tööd. Aga robotkojamened võiks võtta selle töö üle, sest et Cleveroni Challenge'is ma olin seal oktoobris või novembris oli poolfinaal ja eelmine nädalavahetus nüüd oli siis finaal ja seal oli siuke 10 meeskonda, kes ikkagi päris ma olen täitsa nagu üllatunud, kui ägedaid asju tehakse. No põhimõtteliselt me räägime sellest, et nagu kui meil suvel niidavad robotid muru, need pisikesed sellised sõidavad ringi. Nüüd me räägime sellest, et meil oleks samasugused robotid, kes siis lükkaks lund. On ja, tead, mõtlesin korra selle ajaloo läbi. 2002 aastal tuli Roomba robot tolmuimeja. See teeb toas ringab tolmu. Siis tulid mingid aastad hiljem tulid need samasugused masinad, aga lihtsalt tolmuimeja asemel olid terad, mis lõikasid rohtu on ju. Ja nüüd, kus on jäänud lube koristusrobotid? Et selles mõttes on üks Viljandi firma peab tegema siis sellise konkursi. Ma ütlen sulle, miks teada. See on muidugi üks päris asjalik Viljandi firma. Esiteks Viljandi firma on asjalik, aga teiseks Californias lund ei saja. Ja mul on tundub, et kuna see tehnoloogia maailm on hästi tugevalt Silicon Valley poole kaldu, siis ma arvan, et kuna neil on seal muud probleemid, mingid veevarustused ja võib-olla ühel hetkel ka supervulkaan või maamärinad või, et siis me tõenäoliselt saame enne kõik need tehnoloogiad kätte kui lumerobot, sest ma arvan, et need inimesed seal lihtsalt, see ei ole nende radaril. Selle tõttu peab see jääma meie Põhjala inimeste siis nagu tööks on ju. Mis oli lahe see, et väga palju meeskondi hästi erineva taustaga alates pered, emad, isad, lapsed, siuke meeskond tegi masina, mis koristaks lund. Kas see oli nagu selles Lotte multikas, kus masina sees oli pereema, kes vuhkis porgandeid taskida? Mitte päris, aga see oli tehtud tasakaalu liikurist. Nii et see tundus väga koduses garaažis tehtud masin. Aga inimene pidi ikkagi juhtima seda siis või? Siis ta ei läinud finaalis söötma autonoomselt, ta ei hakanud tööle. Lastel on lõbus võib-olla tund aega hullata selle tasakaalu liikuris. Päris mitu olid muide sellised, mis PlayStationi puldiga juhid. Et sa võid olla annad lapsele PlayStationi puldi, ta istub soojas toas, vaatab aknast välja ja siis juhib seda masinat. See ei olnud autonoomne, aga ta oli kaugjuhitav. Minu meelest maailm läheb hukka. Ja siis ikkagi need, kes selle konkursi võidu peale konkureerisid, väga tugevad meeskonnad, kes olid läbi mõelnud siis selle masina, tehnoloogia, kuidas ta töötab, et autonoomselt sa panete käima ja ta lükkab selle platsi puhtaks. Pluss nad olid selle toote teinud nagu, nad ei olnud lihtsalt kokku pannud rattad ja mootor ja sahk ja tarkvara, vaid nad teinud sellest toote, mida sa tahad osta ja tahad kasutada, mis teeb sul lihtsamaks. Okei, ma nüüd küsin, kas Eestis on nüüd lumerobot, mis garaaži eest või hoovist lükkab ise lund? Prototüübid olid jah, mitu tükki olid, kes tegid selle ära. Aga neid toimivaid peab siis mitu tükki olema, sellepärast et üks tiim on ajujahi top 30 ka ja see ei olnud see, kes võitis, eks? See oli Küproki tiim, kes oli siis väga-väga lähedal, me olime
žüriis selle pealt otsustada, kas võitjaks anda Küproki tiim või Simplex ja Simplex võitis, kes on lennuakadeemia poisid. Nendele masin oli valmis rohkem toode. Selline, mida ma tahaks oma raha üle leti ulatada ja anda ja ära osta. Küprokil oli rohkem veel selline tehnoloogia, millest kunagi saabki toode. Aga näha oli, et nad on nagu ka lähedal. Aga kuna see oli nii tasavägine, siis lihtsalt aga kas nad lükkavad lund või nad on siis nagu lumepuhurid? Sest Küproki maa lükkab, on sahk. Lükkab ühte kohta ära. Simplex oma oli harjasega. Taga on mootorrattad, ees suur hari käib ringi ja niimoodi. Aga kuhu lumi läheb? Lükkab sinna hästi serva. Lumi läheb ära. Seal, kus lumi võib olla, on ju. Soovitavalt naabrimehe aeda sinna suunas. Ehk siis lihtne ja loogiline. Ja kui see päriselt võiks järgmine aasta saada päris tooteks ka, praegu oli konkurss. Aga kas need robotid olid juba täna, on nad autonoomsed või ikkagi pidi neid juhtima, kui targad nad ise olid? No kes finaalis olid need parimad, olid autonoomsed. Pandi käima ja teeb selle platsi puhtaks, et sa ei pea teda käsitsi juhtima. Nii lihtne oligi siis või? Ei olnud väga lihtne öelda. Hirmsasti tegelikult ajud kärstasid oli näha, seal vahepeal ei hakanud tööle ja viimasel hetkel veel seal konfigureeriti midagi. Aga saadi tööle, tehti ära. Mis on kõige kõvem asi on see, et sa teed sellise paarikuise konkursi, on ju. No millal see hakkas sügisel kuskil? No ma räägin, et väga lihtne oli. Ja tehti ära. No suvel pigem. No okei, suvel. Aga muide, tänane esmaspäev, väljas on lumi, see finaal oli laupäeval, lund ei olnud kuigi -kraadid ja see finaal toimus saepuruga. Saepuruga, okei, ma just tahtsin küsida, kuidas te teate siis, et see töötas ja toimub. Saepuru, mis kõige rohkem jäljendas sellist kergemat sorti lund, on ju. Mitte sellist kevadist paksu, rasket vesist lund, aga igatest saepuru lendas ja platsid puhtaks. Nii et igatahes ma usun, et see võib olla tootena valmis, võib-olla järgmine talv saate juba osta sellist masinat. Aga mis on minu arust tähtsam järeldus on see, et Eestis on hästi nutikaid tüüpe, kes suudavad lühikese etteteatamisega teha mingi ägeda uue asja. Aga samas on huvitav, ma just mõtlesin sinu pika selle kodurobotite sissejuhatuse peale, et tõesti see oli ju väga ammu, kui need robot-tolmuimejad tulid. Ja ma mäletan, ma ise olen kodus kasutanud kahte vist vähemalt erinevat ja ikkagi see valdkond ei ole mitte kuhugi eriti liikunud ega arenenud. Et nad on nagu olemas, aga kui üks toode paberi peal suudab kõlada nii hästi, et võta oma see energiamahukas voolikuga, kohmakas, palju ruumi võttev, inimtööd nõudev tolmuimeja viska välja, paneme selle silindri või selle tableti sulle koju, sõida mööda põrandat ringi. Neil on 20 aastat tulnud aega seda arendada ja ma ei näe tegelikult, et see oleks väga liikunud kuhu. Aga samas muruniidukid on küll kasutuses ju. Muruniidukid on, jah. Robotmuruniidukid. Et see sama tehnoloogia läheb lihtsalt uutesse kohtadesse. Aga miks need tolmuimeja robotid siis ja miks meil ei ole kodus iga ühel seda tolmuimeja robotit? Või ma arvan, minul näiteks ei ole, ma ei tea, kas teil on või? Mul oli ja ma viskasin välja. No näed. Uksepiidad, vaibad, jalad, igast kõik, ta on ikkagi rumal oli veel. No muruniidukid olid ka alguses rumalad, nüüd on targemaks muutunud. Ei kusjuures, aga kuna meil on müügis robot-tolmuimeja, siis ka minule väga suureks üllatuseks seda ostetakse. Aga need ka üllatuseks, miks sa siis üllatunud oled? Neil on 20 aastat aega olnud see kohustus meid ära võtta. Rääkides nüüd selle inimesena, kes päriselt nagu kodus nagu tolmuimejaga tööd teeb, siis minu kõige suurem skepsis seisneb selles, et kui palju seda tolmu tema sisse mahub, ehk siis kui tihti ma pean seda, just nimelt, kui tihti ma pean seda tühjendama. Ja teine asi, millega vähemalt need, mida mina ise testinud hätta on jäänud, on pikad juuksekarvad ja sorry, mul on nagu neid paratamatult kodus, ehk siis ta lihtsalt nagu, see on tema jaoks nagu probleem, aga uuemad ma tean, saavad hakkama mõlemaga juba. Igatahes mulle tundub, et seal on kuskil mingi probleem selles, et põhimõtteliselt justkui nagu tehnoloogia on, justkui nagu see lubadus on, mida see tehnoloogia võiks teha, eks ole, hinnapunkt on ka täitsa okei, need maksavad, ma arvan, mitte väga palju rohkem kui tavaliselt tolmuimejad. Ei, mitte nüüd üle palju ja pealegi ka need uuemad tolmuimejad on kõik sellised, mis peavad olema vaiksed ja juba nagu ei tohi müra tekitada. Aga sellest hoolimata, et see toode tundub ikkagi, et ei lenda. No küll ta lendama hakkab, nõudepesumasinad ka võtsid aega alguses ja täna on ikkagi kodus. Ma arvan, et see on väga järeldus, et meil on vaja, et tolmuimejad hakkaksid lendama ja siis nad jõuavad massidesse. Aga läheme siit väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja seni kuni paus kestis saime mõelda väga palju häid mõtteid, kuidas tolmu meil kodust efektiivselt eemaldada. See tuleb ettekandmisele teises saates. Aga mis on meil uudiseid viimasest nädalast kindlasti see, et täna
see on siis esmaspäeval, tänasest kuni neljapäevani saab testida e-hääletamist ja teatavasti meil on järgmisel aastal tulemas valimised. Valimistel saab e-hääletada, kes ei usu, et tehnoloogia töötab, kes kahtleb, kes tahab järgi proovida, käib, minge praegu tänase selle nädala jooksul siis valimiste lehele valimised.ee. E-hääletamise test on käimas, saate alla laadida oma arvutile sobiva tarkvara, teete protsessi läbi, näete, vaatate, kuidas see käib, saate oma häält kontrollida ja nii edasi. Saate veenduda, et kõik töötab või kui ei tööta, siis võtke ühendust valimiste korraldajatega ja kandke oma pretensioonid ette. Eelmise nädala ja tegelikult viimaste nädalate kõige rohkem küsimusi tekitanud teema on see, et mis toimub Huawei'ga. Kas te teate, mis toimub Huawei'ga? Eriti ei tea. Aga midagi toimub. Võtame selle probleemi püstituse, siis paneme niimoodi, et paljudes riikides ja nüüd ka Eestis on siis avalikult öeldud, et Huawei tehnoloogia kasutamine võib olla riskantne mingil moel. Ja nii ebamääraseks see ongi jäänudki. No meil on võimalus siin võtta nüüd kokku nagu viimase nädala või viimaste sündmuste sellised need kommentaarid, et Mailis, mida sina arvad sellest? Sina Elisa esindajana, kes müüb Huawei telefone ja kasutab Huawei võrku. Me peame nüüd küsima sinu käest. Ja no ega ma siis nagu targemini ja paremini vastata ei oska sellele, kui te ise juba tegelikult enne siin kommenteerisite, et tegelikult mitte kellelgi, mitte kusagil, mitte ühtegi tõendit ei ole. Ja minu enda subjektiivne arvamus kisub väga sinna poole, et tegemist on ühe kaubandussõjaga. Ehk siis 5G võrgud üle maailma on tulemas, mis tähendab seda, et keegi kusagil hakkab võitma väga paljusid hankeid. Ja Huawei on väga tugev kandidaat, selles mõttes, et väga paljud operaatorid üle maailma täna kasutavad Huawei 4G võrke, mis tähendab seda, et 5G võrgud sinna peale ehitada oleks justkui nagu loogiline järgmine samm. Ja ma arvan, et on väga palju siis turujõude, kes ei ole sellest huvitatud. Ma ei oska ühtegi muud nagu mõistuspärast põhjendust sinna leida. Ma peaks siia vahele ütlema, et inimesed on paranoilised. Kindlasti on meil ka mõned kuulajad, kelle paranoia tase on kõrgem kui keskmisel kodanikul. Et see, et me Huawei'd siin käsitleme, ei olnud sellepärast, et Mailis oleks Elisa kontorist saabunud ülesandega rääkida Huawei'st, vaid see oli vastupidi. Mina küsisin Mailisi käest, et kas see on okei, kui me Huawei'st räägime, sest siin on paar asja selle kogu selle sündmustiku juures, mis mind häirivad. Aga ma alustaks sellest, et kes mäletab, siis sügisel ilmus välja üks sarnane skandaal, kui USA suur väljaanne nimega oli Bloomberg vist see, kes kirjutas ühest tohutust skandaalist ehk et maailma suurte andmekeskuste serverites, seal oli nimetatud Amazoni, Apple'it ja veel tervet rida teisi firmasid, on ühed serverid ja serverite tootja on Supermicro ja Supermicro kasutab emaplaate, mis on tehtud Hiinas ja väide oli siis see, et nendele emaplaatidele on Hiina tehastes pandud peale mingisugused mikrokiibid, mis seal üldse ei peaks olema. Mis siis tegelevad spioneerimisega, ma ei tea, tekitavad mingid tagauksi maailma kõige olulisemate tehnoloogiafirmade keskustesse. Hästi suur skandaal tuli sellest ja nii Amazoni kui Apple'i reaktsioonid, ma mäletan, olid tavatult tugevad suurte firmade kohta. Et tavaliselt suured firmad ütlevad, et ma ei tea, et meil ei ole andmeid või me ei saa kommenteerida või me uurime või ühesõnaga nad kasutavad võimalusi öelda nii, et nad eriti midagi ei ütle. Aga selle juhtumi puhul need suured firmad tulid välja ja väga tugevalt täiesti otsesõnu eitasid seda kõike, nimetasid seda jamaks ja käskisid Bloombergil see artikkel tagasi võtta, sest see on alusetu ja vähemasti, ma ei mäleta, kas Amazon või Apple, keegi lausa minu meelest tõmbas sealt reklaamid välja, et väljendada siis oma protesti selle vastu. Ja kõik hakkasid siis uurima seda asja ja see sama Supermicro palkas ühe erapooletu uurimisfirma nimega Nardello, mis ei ole ilmselt väga tuntud firma, aga tegemist on USA firmaga, endiste riiklike süüdistajate, endiste prokuröride ja jõuametnike firma, kes tegelikult selliste asjade uurimisega. Ja eelmisel nädalal siis see Nardello avalikustas oma raporti, mille kohaselt mitte midagi sellist ei ole. Nad said neid erinevaid emaplaate uurimiseks. Nad on tegelenud mitu kuud sealt jälgede ajamisega, et mis kiip on mis teeb mida. Ja see Nardello ametlik raport on see, et mitte midagi ei leitud. Ühes nagu soovitus Huawei'le, palgake Nardello. No, aga ei, ma mõtlen see, ja seda küll, sellega nad saavad vist ise ka hakkama, kui neil vaja on. Aga ma kuidagi nagu tahaks tõmmata mingisuguse ühendusjoone nende juhtumite vahele. Et tuleb välja mingisugune, need turvalisuse asjad on alati sellised, et keegi justkui nagu rääkida ei saa.
mingi osa infost on salastatud, mingi osa infost lekib, mingi osa infost on anonüümne ja tulevad välja sellised hästi tugevad süüdistused, millel on meeletud rahalised tagajärjed. Et see Supermicro tagajärjed on juba rahaliselt väga suured, aga ütleme ette nüüd Huawei võimalikke tagajärgi. Kui me PR-sõjast räägime, siis täpselt nii tulebki PR-sõda ju pidada. Sa esitad argumente, mida otseselt sina ei saa tõestada, aga mitte keegi ei saa ka otseselt ju ringi lükata. Turvalisusküsimused, eks ole, ei saa rääkida, me ei tea. Sa lihtsalt esitad tühja küsimuse ja jätad selle vastuse niimoodi õhku ja sellest juba piisab, et nagu maailm polariseeruks. Ja minu meelest ka nii palju, kui mina tean või ei tea, vabalt võib sul Huaweis olla tagauks või mitte olla, mul pole õrna aimugi, aga mind põhimõtteliselt häirib selline diskussioon, kus ka riiklikud asutused ja poliitikud tulevad välja mingisuguse selliste äraseletatud nägudega, salapäraste juttudega, me oleme kuulnud, meile on laekunud ja keegi kuude kaupa mitte mingisuguseid andmeid tegelikult selle kohta välja ei käi. Konspiratsiooniteooriad on ju erinevaid. Ja aga nende levitamisega tegelevad liiga turvalised, eks ju. Ja just, aga nende konspiratsiooniteooriatega levitamisega tegelevad meie ühiskonnas muud inimesed. Ei tegele jõuametkonnad või mingid infoturbeagentuurid või ei tegele poliitikud, et see ei ole nende asi. Ma tahtsin öelda, ma eelmisel nädalal rääkisin infoturbe eksperdiga tõeliselt, kes on minust Eestis väga tunnustatud, Clyde Mägi on endine RIA CERT-juht. Tema ütles väga, väga mõistliku asja, et sellised asjad tulevad varem või hiljem välja. Kuskilt lekib, keegi kas avastab selle, kuna nii suur maailma, ütleme, infoturbetööstuse tähelepanu on selle, et leida Huawei toodetest mingi tagauks, et see varem või hiljem tuleb välja. Või siis ei tule välja, siis saame aru, et tegelikult see tõesti ei olnud. Et aeg annab arutust, kus selgub, et kui see asi ei tulegi välja, sest see ei saa saladuseks jääda. Pärast seda, kui seda nii palju tähelepanu. Mõned asjad, mida ei saa nagu tähelepanuta jätta, et esiteks Huawei tooteid, ma ei tea, paranda mind Mailis, aga ma olen suht kindel, et Euroopa näiteks, või ütleme ka maailma suurematest operaatoritest, ma arvan, pea igaüks kasutab oma võrgus midagi Huawei't. Loomulikult, ma räägin, et siin tuleb juba nagu eristada kahte asja, et esiteks nagu keegi ei räägi täna lõpptarbija seadmetest. Keegi ei räägi täna nendest ruuteritest, mis on inimestel kodudes, telefonidest, netipulkadest, nendest ei räägita praegu. Hetkel üldse räägitakse võrguseadmetest, raadiovõrguseadmetest, baasvõrguseadmetest. Loomulikult väga suur osa operaatorid, enamus kasutabki Huawei võrke. Meil Elises on näiteks 3 erineva operaatori võrgud kasutusel, nii Ericsson, Nokia kui Huawei. Ja tihti ongi niimoodi, et need on nagu väga mitmest erinevast komponendist omavahel kokku pandud. Ja üks komponent seal veel juurde on see, et arvestades, kui suured summad hakkavad sinna 5G võrkudesse liikuma, eks ole. Need on ju miljardid ja miljardid eurod ja dollarid või võib-olla suuremad summad. Siis ma kujutan ette, milline majanduslik soov, tahtmine ja eesmärk oleks näiteks Nokial ja Ericssonil tõestada täna, et Huawei's on auk. Täpselt. Nad saaksid kogu selle turu põhimõtteliselt üleöö endale. Täpselt. Ja ei tule ja midagi ei ole. Ja minu meelest nii kaua, kuni ei ole kellelgi midagi välja käia, võiks selle jutu nüüd võiks seda juttu nagu mitte rääkida. Ja kui on kellelgi midagi välja käia, siis oleks väga õiglane, aus ja hea, kui ta tuleks ja käiks selle midagi välja. Sellega ma olen nõus, inimesi hirmutada ei tohiks niisama, et peaks, kui on faktid, siis võiks rääkida faktidest, aga mitte sellest, et võib-olla kusagil keegi äkki on öelnud. Ja lähme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub. Aasta hakkab tüürima oma lõpu poole ja see tähendab, et meie peamine otsingumootor Google teeb ikka ülevaate, et mida me Google'is siis küsisime. Ja seda ülevaate järgi saame aru siis, mis Eesti inimestega toimub. Meil on väga tore võimalus siis meie saate osalistega kohe teha väike selle kontroll, kas te oskate aru saada, millest Eesti inimesed aastal 2018 mõtlesid või ei. See mõttes ma ei tea, kas Maili siin, ma võin igaks üks öelda sulle, et mul on see nimekiri ees. Minul ei ole. No Mailis saab siis tunni kontrolli. Top 10 otsitumad terminid. Ma räägin ära kategooriad, mida Google meile tutvustas, ka rääkis top 10 kõige populaarsemat eestlast, keda otsiti otsingumootoris ja top 10 kõige populaarsemat sündmust, mida otsiti. No kõige otsitum termin üldse sel aastal Eestis. Sa ei saa pakkuda, Hendrik, sa tead, Mailis, mis sa ütleksid, mis oli see asi, mida kõik tahtsid teada Google'ist? No ma ei tea, ma oleks muidu alguses pakkunud mingi krüptoraha või midagi sellega seonduvat. See ju kukkus kokku, see oli... No just, selle pärast. Kuidas ma raha tagasi saan? Just, midagi analoogset. Vihjes on sport, suur üritus. No siis on jalka. Ja, jalgpalli MM, täpselt. Ja Google oli muidu jube hea teenus sel suvel jalgpalli MM-i kohta, et sa lööd selle otsingu sõna sinna, kohe tulevad mängud, skoorid, kõik asjad, see ei pea kuskil minema.
ja teine otsingusõna, jällegi vihje, see oli üks sündmus. Mitte ei löödud jalaga palli, aga tehti ka sellist, ütleme siis natukene, midagi toimus, sündmus oli tähtis. Kõik Eesti inimesed mõtlesid sellest, Mailis, sa ei ole Eesti inimestega samal lainel, laine pikkusel. Seal olid ka mikrofonid, nagu meil stuudios on. No ma ei tea, Eurovisioon või midagi. Eurovisioon, no nii. Ma võtan neid nimekirju ja siis ausalt väga palju midagi üllatavat siit välja ei tule või mingid suuri järeldusi ei saa teha. Aga otsitumate märksõnade seas tundub, et on mõned teenused, mida oleks võimalik kuidagi teha või mida inimesed regulaarselt otsivad. Et no üldiselt otsitakse jah selliseid sesoonseid asju või midagi, mis on uudistes olnud, ka inimesi, kes on uudistes olnud nagu esil. Aga otsitumate märksõnade nimekirjas number 7 on veetemperatuurid. Ja see on, kuhu ujuma minna, selles mõttes. Ja see on asi, millega ma olen terve suvi olnud sellega hädas. Veetemperatuuriga või et ja nagu... Mõlemaga, sel suvel veetemperatuur oli ka +2 minu meelest Stroomi rannas. Ma arvan, et Google ei aita siit selles. Ei, sellega ei aita, aga lihtsalt Eesti kaetus ujumistemperatuuride anduritega on erakordselt kehva. Ma ei saa aru, miks see niimoodi on. On teatud need ametlikud rannad, kus võetakse need veetemperatuuri näite. Ja siis on mingid kaardid, kus need on püsti, aga põhimõtteliselt igal eestlasel on mingi oma rannake, kus ta käib, ja mitte selline ühe inimese rand, vaid tahaks, et nagu meri ütleks ise kogu aeg, kuidas ta ennast tunneb. Pigem on see äpp võiks olla, tuled ujumast välja veest ja äpp küsib, kas oli soe, külm või... Ei, no selles mõttes tegelikult ka... Subjektiivselt iga inimese käest ja siis võtab sellise keskmise või täitsa okei. Ei, aga igasuguseid andureid üle mis iganes kee ja teil on see uus IoT-võrk, millest teie inimesed siin käisid paneme IoT vette. Põhimõtteliselt sa ankurdate ära ja panete vette, kui see patarei tõesti kas sa maksaks sellise teenuse eest? Tõenäoliselt mina isegi maksaksin tõenäoliselt. Kui palju sa maksaksid sellise teenuse? Sa vaataks reklaami äkki. Võib-olla vaataks reklaami, ma ei tea, aga lihtsalt neid randu, ma arvan, et täna see tõenäoliselt käib käsitsi. Ma ei ole kindel, aga ma arvan, et see käsitsi randu on hästi vähe Eestis, kus veetemperatuure näidatakse. Ja need väiksemad sellised, kui ikkagi lippu rannas püsti ei ole, G4S-i vetelpäästet ei ole, siis ka temperatuur ei ole. Ehk et kui sa ei ole harjunud käima, ma ei tea, Stroomi rannas või kuskil, mis need muud mingid ametlikud rannad on, siis sa tegelikult teada ei saa. Aga näiteks meil on põhimõtteliselt kogu Tallinnast välja jääv põhjarannik. Hakkad siit minema kõik, ma ei tea, Kaberneemed ja mis sealt järjest tulevad. No väga hea. Kaardistame ära, kui palju on sinusuguseid, kes oleks nõus maksma selle eest ja anname mõnele startupile nagu heaks ideeks. Ja, või küsime riigilt raha. aga ma ei näe mingit nagu põhimõttelist takistust, miks me ei võiks mingisugune paarsada andurit panna kuhugi ulpima. Siis keegi maksa selle eest. Ei, no see ei ole põhimõtteline takistus. Ega raha pole maailmast otsa saanud. Ma googeldasin veetemperatuurid ja esimene vaste on Ilme rannailm, kus ütleb, et täna vist ei ole väga hea. Paarkümmend randa on, ütleme. Jah, ongi paarkümmend. Aga tegelikult Eestis on paarsada võiks olla. Tõesti, ma olen nõus. Et see tundub nagu aastal 2018 või 2019 ei ole üle mõistuse tehnoloogiat mingisugune hindel panna. Mis nad nüüd peale veetemperatuuride veel otsisid siis? Või mida me eeldusime? On palgakalkulaator. Mis on muide netis väga hea olemas, aga tundub, et inimesed ei oska sinna ise minna. Seda küll, aga see on väga mõistlik asi, mida otsida, eriti arvestades, kui keeruline on nüüd aru saada, kui palju sa palka saad. 5. kohal enne palgakalkulaatorit oli sõna tuludeklaratsioon. No see on juba järgmine. Ma arvan, et kas see või olla seotud või olla, kuna tulude arvestamine, tulumaksu arvestamine muutunud ju keeruliseks viimastel aastal. No just, ma mõtlengi, et nagu juba selleks, et aru saada, kui palju ma tegelikult peaksin raha oma kontole saama, juba selleks on sul kalkulaatorit vaja. Ja üks huvitav järeldus, ma vaatan inimeste top 10, siis kõige otsitumad Eesti inimesed. Esimene on Nublu, teine on Elina Netšajeva, edasi Saskia Alusalu ja nii edasi. Aga mis on huvitav, seal on 10 nime ja see on täpselt meeste ja naiste vahel pooleks. 5 ja 5. See on päris hea saavutus. Soovolinikul on töö on väga hästi tehtud. Inimesed tunnevad võrdselt huvi nii meeste kui naiste vastu. Kuigi Nublu kohta keegi ei teadnud, eks ju oleme ausalt tükk aega. Aga sugu ikka tema laule kuulates sulle, kas sul tekkis mingi kahtlus või? Sa tead, no kui ta on kogu see asi on PR ja turundus, siis no mine tea. Olgu. Selge. Ja top 10 sündmused siin Australian Open on miskipärast murnud sisse ja Wimbledon, aga muidu on kõik Eesti üritused. Eestis on spordifännid, on muinasturade öödefännid, Ironmanid fännid, jalgpallifännid. Aga ühesõnaga võib-olla siis järgmiseks suveks kulutame välja digitunni veetemperatuuride andurite võistluse. Võib-olla. Me Elise leiab mõned akupangad ja teil olid need vahvad sinised ujumisrätikud, mis ta huvinaks andsite. Ja meil on isegi võrkpalle ja igasuguseid muid. Näed, Elise paneb mõned auhinnad ja palun võtke keegi tehke ära. Võib-olla saaks selle teie uut IoT võrku katsetada näiteks selle peal. Vees? See on täitsa ei uski. Jaa, päriselt. Kas ta ei tööta vees või? Ei, no küll ta töötab, igal pool töötab.
paneme tööle, noh. Nii, tehtud. Lubame, et järgmiseks suveks on vähemalt 100 Eesti... Ei, meie ei luba, me ütleme, et nagu kui tuleb selline startup või keegi äge, kes selle ära tahab teha. Me oleme kõik endast oleneva selleks. Et tuleks. Selge. Tulgu siis suvi ka. Ja võrkpallid ja rannarätikut saab ka. Kas Google'iga on kõik või on kellelgi veel midagi öelda selle kohta? Ei, rohkem üllatusi ei ole. Selge, ja siis me jõuame veel 3 minutit rääkida Eesti IT-inimeste palkadest. Ilmus eelmisel nädalal Geeniuses üks intervjuu, kus üks sellise juhatuse liige kurtis, et riik on väga halb, võtab kõik head inimesed endale tööle. Tohutu kaadri voolavus on erasektorist riigisektorisse ja riik maksab 1000 eurosid palka. Et head IT-inimesed saavad 5000-6000 euri palka. Hans hakkas uurima selle peale. Ja mis juhtus? Riigi töötajad, kes on IT-töötajad, muidugi tundsid, et nii ei ole. Et ei saa üldse palju palka, üsna vähe saab palka ja üldse riik ei osta üle, nii ei ole. Ja palju saab siis IT-inimene palka? See on kõige olulisem küsimus. Palgad hakkavad sealt kuskilt netost 2000 ringis isegi. 2000 neto või? Ei, no ei saa olla ju. Ma arvan, et isegi nagu sul riigi poolt IT-sektoris ei oldud sellega päris nõus. Ma arvan, et nad algavad ikkagi madalamalt. Ma arvan, et algavad kusagil 1500-1600. Vaata, sealt küsimus, et kellelt sa küsid ja siis saad ka vastuse. Sa küsid selle asutuste juhtidelt. No näiteks Schmidt ja Riia. Ütlevad, et ikkagi palgad me ei palgarallit ei tee, ei konkureeri erasektoriga, et ei saa seda teha. Juhitakse ootusi, et ei tuleks keegi neile ukse taha küsima, et teilt saab 5000 eurot palka. Nii. Et... aga mis puudutab siis näiteks CVE palgauuringuid hakkad vaatama, siis seal... No seal on need palgad, mida küsitakse. Eks kui töökohta vaadatakse, mida palka küsitakse, millist palka küsitakse. Need on 2 nagu täiesti võrreldamatut asja olema ausalt nüüd. Ei, seal ei ole küsitud, et see on ise raporteerida oma palga. Noh, veel enam. Nii et senikoha tõesti meil ei ole, ütleme, neid numbreid. Jah, aga okei. Ma küsin nüüd ikkagi printsipiaalselt ja kodanikuna. Kumba pidi teie nüüd nagu eelistate, et mille jaoks teie maksuraha kasutatakse? Kas teie maksuraha peaks kasutama selleks, et riik ostab üle eraettevõtetest, ütleme siis keskmisest kallimaid IT-inimesi? Või te eelistate teie raha eest riik ostab teenuseid Eesti ettevõtetelt, kes ise palkavad need inimesed ja kes ise hoolitsevad selle eest, et need inimesed Eestis püsiksid, et neil oleks huvitavaid projekte, mida teha. Kumb mul odavam oleks? Ma olen ju maksumaksja, ma tahaks oma raha kokku hoida. Ma arvan, et sul on igal juhul odavam see, kui riik on teenuste ostja. Ehk siis ta ergutab nii tööturgu kui IT-turgu kui seda, et tekiks konkurents väga ägedate IT-ettevõtete vahel. Et siin on mul väga hea vastata. Ma rääkisin endise e-riigi peaarhitekti Andres Kütiga, kes rääkis, et tema on kuulnud, et just see, millest sina räägid. Et tellimise mõttes, kompetentsi mõttes on asjad üsnagi kehvad, et ei ole väga head kompetentsi riigiasutust, et tellida väga korralikku IT-projekti. No just, aga siis ei saa panna plaastriks peale, et nagu võtame need IT-inimesed ise endale nagu arendama. Ega see siis nagu parem lahendus ei ole. Lihtsalt infoks, et Räniorus arendaja keskmine palk $137,000 aastas. Nii et natuke Eestis ikkagi on veel minna. Jagame selle kuuga 11,400. No ja siis võtad sealt nüüd maksusüsteem on ka täiesti erinev, eks ju? Ja seda küll, aga no ikkagi ei tule. Näiteks meie palkadele paned mõttes 3% peale ja siis nendelt või siis võtad nendelt 3% umbes ära ja siis nad ka ei saa päris sama asja. Minu mõelest kogu selle diskussiooni tulemus oli see, et hea IT-inimene saab palju palka. Selline järeldus ilmus minu jaoks. Ma arvan, et ükskõik milline hea spetsialist ükskõik millises valdkonnas saab hästi palka. Ja teine järeldus, mida ma ka nendest artiklitest, mis seal läbi käis, on see, et väga hea firma alustalaks olev vastutavas rollis mõtlev IT-inimene võib saada rohkem palka kui firma tegevjuht näiteks. Ja, aga ma arvan, et see on ka minu meelest täiesti okei lahendus. Just, aga ka head müügiinimesed saavad väga palju palka, saavad ka mis iganes teises valdkonnas olevad inimesed väga hästi palka. Lihtsalt pigem on küsimus see, et nagu kuhu meie tahame, et meie kui maksumaksjate raha riigi poolt panustatakse. Ja tundub, et kolmas järeldus on see, et Eestis on ikkagi IT-inimesi puudu. Nii et mingisugune palgad lähevad üles, kui sa tahad. Mul on ka raske riiki süüdistada selles, et me kõik tahame neid teenuseid, me tahame neid e-politseisid ja mingisuguseid andmebaase ja e-teenuseid ja vingume, kui need ei tööta või on vanad või ebamugavad. Keegi peab neid ju arendama. Et Mailis lahendus on, et anname erasektorisse, aga ma ei tea, kas me siis per päring tahame maksta e-politsei. Ei, aga sa haldust ei pea võtma. Ma räägin arendamisest. Haldus võib olla vabalt riigi enda ülesanne. See on väga okei ju. Aga kui me räägime uute asjade väljatöötamisest ja valmis arendamisest ja kõigest sellest, sinna jääda konkurentsile, sinna jääda nüüd need ägedad ettevõtted. Haldus on väga okei riigi funktsioon. Aga see eeldab muidugi seda, et on palju tahtjaid, kes tahavad riigihangetel osaleda ja tahavad neid asju teha. Ma saan aru, et see ei ole ka IT
eraettevõttele lemmiktegevus, et minna nüüd riigihankeid tegema. Täna kindlasti ei ole, eriti kui me räägime agiilsest arendusest ja kõigest. Siin on väga palju asju, mis saab paremini teha. Ühesõnaga, me vist saime targemaks IT-inimeste palkade osas, võib-olla ei saanud ka. See teema küll kestab edasi, lähme väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, räägime ajujahist, sellepärast et ajujahis on järgi jäänud ainult 30 potentsiaaliga äriideed. Ülejäänud on kuulutatud. Tundub nii, sellepärast et neil oli 100, nüüd on 30, tähendab 70 siis ei olnud potentsiaaliga vist. Aga Mailis, sa oskad lähemalt öelda, miks miljargand 30 välja valiti? No ma arvan, see on selline klassikaline lahendus juba, mitte et ülejäänutel oleks siis midagi väga põhimõttelist viga olnud. Okei, oli ka neid, aga pigem need 30 olid siis sellised, kelle puhul tekkis usaldus, et A, kas nad saavad aru, mida nad teevad, või B, neil on juba tiim, kes tekitab sellise usaldusväärse tunde, et nad suudavad selle päriselt ellu ka viia. Või siis nad olid juba vastu turgu seda ideed valideerinud ja isegi kui meile tundus naljakas, siis tegelikult kliendid ütlevad, et jah, sellist asja on vaja ja nad on nõus selle eest raha maksma. Ehk ma arvan, et ülejäänutel lihtsalt on vaja järgmisel aastal uuesti proovida just täpselt selle poolega. No neid ideid on erinevatest valdkondadest, energeetika, IT, siis on sotsiaalne ettevõtlus, tervis, tööstusdisain. Muidu tööstuse all me alustasime saadet rääkides lumekorjustusrobotidest. Üks nendest, Küprok, on siis jõudnud ka ajujahi 30 parima sekka, kellele idee on pakkuda ettevõtetele suurtematele platsidele robotpuhastusteenust. Nad lähenesid pigem sedapidi, et stiilis, ma ei tea, Ülemiste keskuse parkla või mõni selline suurem parkla, mis seda vajaks, et mitte kodu kasutamiseks nii palju, aga just suurematesse parklatesse. Ma tahan rääkida ühest ettevõttest, keda ma näen siin ja keda ma ise proovisin, nimega Vashi, 2 V-ga, VASHI, keemiline puhastus, mis tuleb sul koju, võtab asjad, toob tagasi koju. Ja see tundus nii mugav, nii loogiline, ei pea ka need lolle kilesid, särkide ja asjad ümber hoidma, sest nad toovad selle normaalselt. Ma mõtlesin, et väga tore, kus konks on kindlasti hästi kallis. Ja siis tegin proovitellimuse ära, kõik oli väga tore. Ja siis vaatasin, see keemiline puhastus, kus ma muidu käin, on palju kallim. Et ma mõtlesingi, et kas nad varsti tõstavad hindu või kuskil peab mingi konks olema, sest see oli mugav ja odavam. Nii et väga kihvt asi. No üldse sellest oli väga palju selliseid ideid, mis oli siis, ütleme, sellisest teeme äppi laadi mõtlemisest väga palju kaugemale edasi liikunud. Ehk ma arvan, et märksõnad olid üldse hästi suures osas jagamismajanduse peale kõikvõimalike asjade ehitamine. Alustades sellest, et tekitada inimeselt inimesele autorendilahendus, mis toimiks siis analoogselt nagu Airbnb, ehk siis nagu autoomanik kas on olemas ju Eestis? Autolevi on selle nimi? Ja, aga kuule nüüd lõpuni. Ehk siis nii nagu Airbnb, sul on autol ka selline spets lukk, ehk siis sina kui autoomanik ja klient ei pea üldse üksteist nägemagi. Ehk siis sisuliselt sinu auto, ma ei tea, kus su auto seisab praegu. No kuskil ta seisab, ta ei tooda sulle praegu hetkel mitte midagi. Aga sa võiksid teha selle oma naabritele või kellele iganes kättesaadavaks, paned sellise koodi, mis töötab, sa saad raha selles, su auto läheb, käib, teeb tööd vahepeal ja tuleb tagasi selleks ajaks, kui sina teda uuesti vajad, eks ju. Kas ma saan selle luku oma olemasole autole panna? See on mingi tabalukk nagu siis? Ei, ta ei ole nagu tabalukk, ta on ikkagi pigem elektrooniline lukk, eks ju, elektrooniliselt juhitav. Ja küsimus on nüüd selles, et kas Eesti jääb nende peamiseks turuks tõenäoliselt mitte, aga jällegi nagu katselavaks väga äge koht. Väga tore, tahaks proovida kohe. No just. Seal on see kindlustusprobleem, mis vajab lahendamist. Volituste probleem, mis vajab lahendamist. Sa teed mis ära teha äkki selle või? See lihtsalt see laiem, ülejäänud tööstus peab järgi tulema sinna. Tead, et selle luku sa võid teha, aga mis su kindlustus ja liisingfirma sellest arvab. Ega see ei olegi neil nagu, kõik on nagu kohe valmis ja olemas. Kindlasti neil ongi väga palju vaja veel nuputada, aga tehtav on ta pikas perspektiivis kindlasti. Teine väga äge tiim, mida ka juba testide, pilootide katsetada saab, on Cookers Eaters, mis on siis, mis viib oma vahel kokku. Teeme siis teistpidi, teeme nii nagu nemad tavaliselt pitchivad, et nagu kas teile süüa meeldib teha? Jaa. Hans? Mõnikord, no võt. Aga kui tihti sa sööd? Tundub iga päev vist. Kui sulle nagu mõnikord meeldib süüa teha ja mõnikord ei meeldi, siis vaata kui äge on, kui sa saaksid kokku nende inimestega, kellele meeldib süüa teha. Ehk siis täna me tellime toitu koju Woldi või MyChefiga restoranidest ja toidukohtadest, aga miks me võiks tellida Hendrikult, kellele meeldib süüa teha? Kas ta viitsib tulla mulle süüa tegema? Ei, ta ei tule sinu juurde, tema teeb oma kodus ja sa tellid ja sa lähed, võtad selle tema juurest peale. Ehk siis need inimesed, kes on kodukokad ja kes fännavad toidu tegemist, viia kokku nende inimestega, kes lihtsalt tahavad süüa seda toitu, mida keegi hea kodukokk on teinud, eks ju.
Noh, on ju vau, vaata kui äge. Ja tegelikult oli väga palju ka selliseid väga tugeva sotsiaalse närviga ettevõtjaid. Ükskõik, kas siis lahendati mingisuguseid keskkonnaprobleeme, ma ei tea, söödavad, lusikad ja muud toidutarbed, eks ju, et see ei koormaks keskkonda või mingisugused mängud ja viisid, kuidas teha siis ettevõtetes keskkonnateadlik käitumine lõbusaks või tõesõnaga, et inimesed jälgiks, et sa ei prindi mingisugust suvalist jama välja ja ei kasuta ühekordseid kohvitopse ja kõiki muid selliseid. Me oleme selle printimise küsimuse Geeniuses lahendanud väga hästi. Meil ei ole printerit muide. Jah, seal lahendab jah. Jube hästi töötab. Mis on, jah, ilmselt tuleb kasuks. Väga suure tõenäosus tuleb kasuks. Tore on vaadata, siia jõudnud 30 sekkaga Hopkid, mis on juba päris kaua oma asja üritanud käima panna, ma mäletan. See oli see firma, mis tahab teha nagu auto jagamise, aga laste vanematele, kes viivad siis oma ringkonna lapsed kooli või kuskile. No ma ei tea, kuidas teil on, olete tähele pannud, et kui on koolivaheaeg, siis kas on ummikuid vähem või ei ole? Palju vähem. Mingi vaadake haridusasutuste juurde hommikuti kell 8 või midagi nii, siis väga suured ummikud on. Just, ja siis on veel mingi seltskond lapsi, keda veetakse päeval trenni ja siis nad ju tihtipeale lähevad sinna mitmekesi ja sinna trenni tuleb mõni laps veel peale. Ei no probleem on, küsimus, et kas nad suudavad selle siis ka. No loodame, neid tiime on olnud igal aastal ja loodame, nendes on hetkel kõige rohkem sellist kindlustunnet, et äkki teevad nüüd päriselt ära ka, et tõesti seda laste mõttetut sõidutamist omavahel jagada. Et neile ma hoian ise kindlasti väga tugevalt pöialt. No mis nüüd juhtuma hakkab, et teada saada, kes neist 30 siis nagu päris tegijad on? No see hetk, kuhu need tiimid praegu nüüd pääsenud on, see top 30 hulka, see on minu enda subjektiivsel arvamusel kõige ägedam koht üldse, kus olla, sest nüüd algab nendega see kiirendi programm. Ehk siis nad kõik saavad endale mentorid, isegi mitu mentorit, lisaks on väga äge koolitusprogramm. Ehk siis nad teevad läbi nüüd siis umbes kuni kas jaanuari lõpuni. Tõsiselt sellise programmi, mida mina nagu kõrvaltvaatan ütlen, et ma olen kade, sellepärast et tahaks isegi nende nimede koolitusi saada. Ehk jah, nendega tehakse nüüd tööd ja siis nüüd sõltub edasi nendest endast, kes siis kõige rohkem näitavad potentsiaali päriselt areneda, päriselt ka kevadeks kusagile välja jõuda ja siis nendest saab top 10 vist, kui ma peast ütlen. Aga see äge osa on just nüüd detsembris ja jaanuaris, kus nendega päriselt neisse panustatakse. Ehk siis see ajujuhi nii-öelda kiirendi osa on praegu. Ei no väga kihvt, ma vaatasin vahepeal veel top 30 oli, et siin on ka selline lahendus, et sa saad oma auto järele paigaldatava seadmega muuta lihtsalt hübriidiks, on ju. Et sisepõlemismootoriga. Väga palju on sinna läheb, et lähed nagu turul olemasolevat asja täiendama kuidagi. Pane selle luku peale, et sa saad autot jagada ja samal on ka hübriid ka ja. Jah, no ega innovatsioon ei seisne selles, et sa midagi nagu täiesti uut välja mõtled, mille peale mitte keegi varem ei ole tulnud, eks ju. Et ei pea. Innovatsioon on ka see, kui sa teed midagi, mis on juba täna olemas, lihtsalt nutikamalt, targemini, paremini kui teised. Väga kihvt, aitäh kuulamast, Digitund on läbi, järgmine nädal oleme jälle eetris aastalõpu saatega. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.